on nüüd ära viilitud. Puhastasin ära ka. Ja nüüd hakkan lakkima. No nii. Pesin just nõud ära ja nüüd hakkan banaanileiba tegema. Ja Leo on seal pikali ja ma panin telekast mingi saate käima. Ja ma selle banaanileiva retsepti võin alla panna. See on lihtne. Ja ma ütleks, et see on kõige parem retsept, mis ma olen leidnud. Ma olen väga palju katsetanud erinevaid retsepte ja see on üks parimaid. On iga kord hästi välja tulnud. Ja muidugi on võimalus ka panna teil siia šokolaaditükke, mis retseptis ei ole, aga võib täitsa panna. Ja ma arvan, et ma teen seda seekord. Need tuleb siis ära purustada. Sulatasin või, selleks on vaja ühte muna, suhkrut ja jahu. Ja siis ma panen küpsustuspulbrit ja siis veel šokolaaditükke ja põhimõtteliselt ongi valmis. Et selle smashin ära, panen selle siia ja siis selle siia ja siis segan kõik kokku ja panen jahuvärgitserid. Ja on. No nii, nüüd on mul kõik komponendid siin sees. Nüüd ma segan ära ja panen siis need šokolaaditükid ja juba ahju ja ongi valmis. Ma teen õhtusööki, paneerin siin kala ja praen makarone. Niimoodi. Siin paneerin selle kalamarjaga ära ja siis banaanileib saab varsti valmis. No nii, banaanileib sai valmis. Lõikasin siit juba ühe sellise tükikese endale valmis. Näeb ja lõhnab üli hästi lihtsalt. Ja siin on mul paneeritud kala. Tere hommikust. Hulganud on järgmine päev. Pole veel hommikust söönud, aga hambad on pestud ja Leo magab praegu veel. Et ta vahepeal ärkas üles, siis nüüd jälle uinus. Täna võiks teha endale sellise asja nagu väikse to-do listi, et mul on siin tegelikult weekly goals. Ma saan tegelikult panna nüüd, põhimõtteliselt pool nädalat on ära, täna kolmapäev. Põhimõtteliselt saan tegelikult nüüd kolmapäevast pühapäevani ikka panna asju, mida ma tahaksin nagu ära jõuda. Nii et ja ma kirjutan siis. Okei, ma tegin praegu siis tänase päeva nagu, mis ma tahaksin jõuda ja homse ja siis reedesse panin ka pühapäeva ja laupäeva ma jätsin praegu vabaks. Sest ma ei tea nii kaua ette, et raske mõelda. Selles mõttes ma tean mingeid asju, mida ma tahan kindlasti nagu teha päeva jooksul. Aga kuna ma lähen maale, siis seal võib lihtsalt mingi spontaanselt asju tõuda. Sest ma tean, et ma olen laupäeval ja auto näiteks sõbrannaga. Aga jah, ma ei tea kindlaid plaane, nii et ma ei hakka neid tegema. Aga tänane päevakava siis näeb ette seda, et ma käin Leoga jalutamas kindlasti täna. Siis hakkan eelmist video monteerima, mis siis peaks minema kuskil selle nädala jooksul ülesse. Siis ma tahan heieldada ja ma tahan jõuda ühe käe nagu valmis ära lakkida siis põhimõtteliselt. Ja homme mul on see sünnitusjärgne arstivisiit, nii et sinna pean jõudma. Ja homme tahaks siis lugeda rohkem, et lugemisele rohkem rõhku panna. Täna siis on pigem heegeldamine ja mu video monteerimine. Vot, okei, ma olen siis selle siia laua peale, et mul oleks kogu aeg silme ees. Ja et ma teaksin, et ma tahaksin neid asju jõuda, kuigi ei saa ka panna niimoodi pahaks endale, kui ei jõua, sest laps on ikkagi ju esikohal. Aga üritada võib ikkagi neid asju enda jaoks teha.
ja seda. Neid küll ei jõua enam. Tere hommikust. Käes on neljapäev, kell on 10:30 umbes. Ja ma olen tegelikult juba mingi 7 üleval, aga nüüd ma teen alles endale hommikusööki, et ma hommikul lihtsalt jõin teed ja tegin endale ühte sellist vitamiinijooki. Nüüd teen endale hommikusöögi ja lasin juba endale kohviga. Täna on ülihea öö. Leo magas nii ilusti. Lausa nagu jäi magama mingi 10 ajal. Ja siis see magaski lihtsalt mingi üle 5 tunni jutti, mis on nagu ime. Ja see oli nii hea. Ja siis ma ärkasin mingi 3:30 ja siis mingi vast 4:30 sain umbes magama, sest ma tegin takka neid harjutusi, et gaasikesed kõik ilusti välja saaksid. Ja siis ta magaski põhimõtteliselt kella 7-ni või noh, mis põhimõtteliselt magaski kella 7-ni välja. Ja siis ma mõtlesin, et mis ma ikka enam magama lähen, et ma panen tema tagasi magama ja siis teen enda asju. Ja lihtsalt nii hea, nagu ma pole ammu enam niimoodi hommikut alustanud. Et ma saan lihtsalt rahulikult võtta, ma ei pea kellegiga tegelema. Lihtsalt olen ja teen seda, mida mina tahan. Nagu ma ei oleks uskunud, et ma sellist asja lihtsalt nii naudin. Nii hea lihtsalt. Siis olengi nüüd siin kööki veits korrastanud ja solgiämbri viisin välja ja Riioga käisin nüüd, oligi siis, kui ma seda solgiämbrit viisin välja, siis Riioga sai õue. Ta sai tegelikult juba hommikupoole õue. Siis heegeldasin juba ja ma arvan, et nüüd ma lähen uuesti üles heegeldama nii kaua, kui siis Leokene ärkab ja siis hakkan temaga tegelema. Aga täna mul on see rasedusjärgne arstivisiit ka, nii et siis pean sinna ka veel jõudma. Ja kuna täna on siis mul linnapäev, siis ma üritan käia ka kõik kohad läbi, kus ma tahan käia, et tahan ühes selles looduspere poes käia, et meile seepi osta, sest mulle meeldib selline ökomseep, kus ei ole mingi sellist igast solki sees, millega siis neid nõusi pesta. Ja siis võtan teid kaasa muidugi linna ja eks näis äkki ostan endale midagi huvitavat täna. Aga ma teen nüüd endale hommikusöögi ja lähen siis ja teen kohviga muidugi ära ja lähen siis üles seda sööma. Need ei sobinud. Siin fotopointis ja ostsin endale uue kaamera, nii et loodetavasti saab parema kvaliteediga videosi hakata tegema. Ja käisin ka järgi oma piltidel, mis ma tellisin. Et siin on üks näiteks. No igastest need on nagu lihtsalt mälestuste jaoks pildikesed ja siis käisin toidupoes, ostsin paar asja ja nüüd lähen koju. See on siis meie õhtusöök. Otsustasime täna tellida. Vot. Nii, ei tea nüüd kumb minu oma on. See vist. Nii, vaatame seda ka. Ma arvan, see ei ole minu oma.
Ridiculous. I'm sorry. Oh, that's all right.